Nii, tere, mina olen Maila müstilisest maailmast. Niimoodi, eile jäi meil pooleli ennustuste, septembrikuu ennustuste tegemine, nii et täna siis saame vaadata. Niimoodi, praegust on juulikuu. Et mida toob septembrikuu juulikuus sündinutele. Nii, ma arvan, et see numbrite keele Ameerikasega tehtud ennustus on teil juba vaatamises olnud. Et vaatame, nüüd ma siis teen selle teise poole ka ära. Niimoodi, oot. Okidoki, ma veel ei pane neid. Nii, et mida toob siis september juulikuus sündinutele. Saime seal väga lahedaid neid mingid paralleele tõmmatud numbrite ja kuude järgi, et ma avastasin, käis mõte peast läbi, et issand huvitavat teen temaga, et temal on ju need gruppidega, et number üks grupile, kes on sündinud siis 1.10. kuupäeval ja nii edasi. Ja siis mina olen kuude kaupa teinud. Ja siis mõtlesin ka, et issand huvitavat, see on põhimõtteliselt ka nagu mingi teatud selline numbrigrupp, et juulikuu on nüüd 7. kuu. Et siis päris huvitav annab ju neid numbreid seal siduda maru huvitavalt. Nii, aga hakkame siis vaatama. Nii, mida toob september juulikuus sündinutele. Niimoodi, kasutan siis jälle neid Lenormandi kaarte ja siis kasutan neid simaseid mingisuguseid kipperikaarte. Niimoodi, vaatame kohe. Nii, oota, siit ma pean vaatama ühe juurde. Jälle ei ole esimest rida näha teil. No pole hullu. Oluline on see, et on kass tuli. Nii kui ukse paukile jätad, nii on kass kohe platsis. Kohe tema tuleb siia laua peale tööle loomulikult. Nii. Mida toob septembrikuu juulikuus sündinutele? Paneme siis teise rea ka. Seda huvitav, mul on praegust niimoodi, et võt see on hea, et mul ei tule meelde, mis ma eelmine kord, mida ma siin rääkisin. Aga põhimõtteliselt on nii, et teil on siin tugev lotoseis sees. Tere, tulid tööle? Käppa panna või? Kuule, timpsid. Näed? No. Nii. Nõnda, vaatame, panen kõik välja ära ja siis hakkan teile rääkima. Nii, kass tuleb laua peale. Seekord vähemalt ei tulnud kaartide peale. Nii. Nõnda. Juulikuus sündinutele septembrikuu. Nii. Oot, ei tule, kaartide peale ei tule. Ta peab ikka käppa peab saama panna siia peale. No hea küll, las see käpp olla siis. On ikka hea tüüp küll. Võin teile natuke näidata, vaata kuidas käib töö. See käpp peab kindlasti olema seal mingite kaartide peal. Ja nii tema kogu aeg käib minuga koos tööl. Nii, ükskõik mis ma teen, siis tema on kohe platsis. Niimoodi. Päike paistab sisse, siis on natukene selline kirjuline. Nii. Nõnda. Nii, esimesest reast hea küll, ma hakkan kohe juba rääkima. Et esimesest reast näitab ära armastusega seotud asjadega võib sutsukene tulla mingisugust sellist sutsukene kas siis väsimust, kurbust või suts sellist pettumust, näed, sa ei pea mul kaarte segamini ajama. Vaat nii. Nõnda. Ja noh, et võib olla sutsukene sellist tunnet. Selle südameasjadega seotud. Et justkui mingil määral on kuskil selline
väsimust, natukene tüdimust. Aga see läheb suhteliselt ruttu üle, sellepärast et siin näitab jälle ilusasti kõik paremaid aegasid tõotab siin tulema. Siis on kodu ja perekonnaga seotud ja lastega seotud asjad lähevad ilusasti siin paika. See lotoseis on muidugi siin sees. Siis armastus, kuu keskel on sutsukene mingite asjade suhtes võib tulla takistusi, aga need takistused on seotud siis mingisuguse, see võib olla mingi riigiameti, riigiasutusega seotud, et võivad olla sellised ajutised takistused, kas siis midagi, kellel on siis näiteks veel tegemata need aastaaruanded firmadel, et siis võib minna üpriski kiireks. Et siis võib mingisuguseid selliseid asju tulla, et mingid ametlikke pabereid võib siin tulla, mis on vaja korda sättida, aga see läheb suhteliselt ilusasti. Kuu lõpuks on asjad juba tehtud teil. Siis intuitsiooni tunnetuse kasv, aga see kasv on just selle koha pealt, et te hakkate oma partneriga armastuse tunde suhtes, te hakkate kuidagi rohkem tajuma, tunnetama üksteist. Nii, siis on, mis siin meil siis veel näitab, et mingi väga hea teate saamine, võimalik, et mingi uue lepingu sõlmimine kellegil, et kui olete otsinud kaua aega endale tööd, siis selle te nüüd leiate. Niimoodi ja mis siin veel on? Siin on natukene, teate, selles töö otsimise ja tööasja koha peal on oht ka niimoodi, et algul on mingid katseajad kindlasti, eks ju, et siis on, algul on just nagu et võimalik, et kui kaua olete oodanud, et siis te võtate vastu endale sellise töö, mis teile ei paku nii palju rõõmu. Kohe vaatan, mis seal tulemuseks tuleb siis. Niimoodi lepingu sõlmimine ikkagi tuleb. Väga lahe. Nii et isegi kui see töö, mis te algul vastu võtate ja tundub, et see ei ole päris see, mida te tahaksite, siis tuleb midagi, sellega seoses tuleb mingi parem, kas siis parem töö, parem koht, parem positsioon või mingisugune heas mõttes üllatus. Nii et see algne koht võib olla lihtsalt mingisugune üleminek veel paremale kohale. Nii, siis sirjekaardikesed, mida ma siin kasutan, need näitavad siin paremaid aegu teile. Sutsukene näitab küll ka niimoodi, et kiusatus, natukene siin kiusatus on manipuleerida. Nii et see manipulatsiooni teema teil siin võib esile kerkida, aga soovitus see, et katsuge mitte teistega manipuleerida, järge laskega endaga manipuleerida. Nii et see kiusatus on täitsa olemas. Kuu keskel viskab natukene seotud nende, kui on mingid firma asjad või on mingid õigus nendega seotud asjad, siis natukene viskab sellist nukrust ülesse. Aga sellest siin, nagu ma ütlesin, et kuu lõpus juba olete ilusasti välja tulnud, siis teil võib oht olla ka mingisse sõltuvustesse sattuda, aga sõltuvus võib olla ükskõik millega seos, see ei pea üleüldse olema mingi halva asjaga seotud, et sõltuvus võib olla ka väga paljudel on töösõltuvus, et siis lihtsalt peate vaatama, et sõltuvuste võrku ei satu. Ja kuu läheb muidugi väga kiiresti teil, aga kuu lõpp on selline teie jaoks mingid väga positiivsed, toredad üllatused. Nii et selline imede kaart on siin kuu lõpu poole, kohe siin kiiruse kaardi kõrval. Vot niimoodi, vaatame siis edasi. Nii, vaatame, mis need Kaia tarot siin näitavad. Nii, juulikuus sündinutele. Nii, kohe siin esimene asi tuleb välja meeskonnatöö.
partnerlussuhted, sellised head, ükskõik, kas nad on siis tööalased või on ükskõik millised partnerlussuhted. Igal juhul siin näitab teile, oota vaatan kohe, midagi uut, väga lahe. Nii, siin näitab teile, et kui on nüüd, no kuna meeskonnatöö, siis on ikka suhteliselt palju ka tööga seotud asjad, aga ükskõik mis ettevõtmised või on mingisugused mingid, see ei pruugi ka, siis need partnerid võivad olla siis inimesed, kellega teil ühtemoodi huvid, et see hõlmab ka seda siin. Ja näitabki sellist asja, et kui on mingisugused erimeelsused olnud, siis te need erimeelsused saate lahendatud, vaherahu saate tehtud, et suhete tervenemised, ükskõik mis suhetes siis on, et kas on isiklikud suhted või tööalased suhted, siis on siin edasi tuleb just nagu mingi uue suuna otsimine, et teil on mingid asjad, tahate, ei paku teil enam huvi ja tahate justkui loobuda mingitest asjadest, mis teid enam ei teeni. Need pigem on need tegevused ja siis on nii, et te lihtsalt vaatate, otsite endale uue suuna, te lihtsalt usaldate usaldate oma vaistu, usaldate universumit. Nii, paljud teist siin hakkavad oma mingit kõrgemat eesmärke rohkem esile tooma ja nende suunas liikuma, et teil tuleb selline jõud, rahulolu, siis näitab, et väga paljud teist pööravadki nii-öelda siis pilgu endasse, et hakkate lõpuks vaatama need uue suuna otsimisega siin tulebki see, et hakkate vaatama seda, mis teile rõõmu pakub, et mis teie teha tahate, et enam ei ole niimoodi, et te peate tegema seda, mis teised tahavad, hakkate rohkem endale mõtlema. Siis teil tekivad siin uued ambitsioonid, uued visioonid ja hakkate midagi siis uut rajama, pühendute sellele uuele, enda elus siis sellele uuele, aga ikka ma ütleks, et see on ikka koos või seoses selle tegevustega, mitte ei ole inimestega seoses. Jah, niimoodi. Ja selle uue alustamiseks on siis teil järelikult õige aeg, et kui te hakkate mõtlema, et ei tea, kas tasub või siis tasub, ikka tasub. Sellepärast, et näha on siin, et planeedid toetavad. Nii, no mis sa laiad siin kasse? Kassil tuleb nii ellusoov peale, et ta ei saa lasta mul mitte rahulikult siin olla. Niimoodi, niimoodi. Nõnda, nii, edasi on siis kui te nüüd seda uut alustate, siis on siin väga oluline vaadata seda, et nagu need põhjus-tagajärg seadused on, et te peaksite oma asju ajama sellise, vanadest vigadest on õpitud, et peaksite ka tunnistama neid ja siis, et tõega üles ehitama siis oma need uued tegevused. Et tuleb teil võtta siis vastutus oma nende tegude asjade eest niimoodi. Nii, kuu lõpupoole on siin juba teil mingid kompromissid on siin saavutatud. Lahendused on ilusasti teil oma nendele tegevustele, asjadele ja ambitsioonidele leitud. Ja siis teil tuleb kuidagi ka rohkem selline, te hakkate tähelepanelikumaks, kui muidu olete teinud mingisugust asja niimoodi, et nii, et kuidagi, et saab tehtud, siis nüüd te rohkem tähelepanu pöörate oma tegevustele ja ka iseendale. Ja kuu lõpus olete te siin iseenda tegevusega, iseendaga ka rahu sõlminud ja siis te saate hakata siis neid asju ühesõnaga eneseteostusega rohkem tegelema.
nii, nüüd natukene võib-olla läks lappama, aga võib-olla läinud ka. nii, vaatame siis niimoodi, et ühesõnaga rahulolev, kuu lõpp on selline rahulolev, et olete nii teiste kui endaga kompromissi saavutanud ja väga lahe. niimoodi, vaatame, mis siis ütlevad teile, mis soovitavad need jumalannade kaardid. niimoodi, mida soovitavad? nii, esimene kaart on sinu teed, julge käia oma teed ja teine on õnne ja elurõõmu kaart. nii et üldiselt väga hea kõik teile ja nagu siin enne oligi niimoodi, et te midagi uut siin hakkate oma kõrgemaid ideaale vaatama ja sisetunnet ja oma neid elu eesmärke täitma ja midagi uut looma, siis see kaart ka kinnitab siin, et julge käia oma teed, et olete teistmoodi, olete erinev ja siis valitegi selle oma tee, sellepärast et kui te teete seda, mis teile rõõmu pakub ja mis on, mis teile tõesti meeldib, et te tunnete, et vot just see on see, mida ma tahan teha, vot siis te käigegi seda teed, sellepärast et siin on näha, et see viib väga heale tulemusele, et te olete pärast väga õnnelik. nii, no nii, mis nüüd? kass laiab mul siin niimoodi. kass on hea tüüp, kass on mul täpselt vanema pojaga ühel kuupäeval sündinud. hea on kassi sünnipäeva meeles pidada. nii, kass, võtame nüüd veel, meil on siin ühed kaardid veel, mis on vaja võtta. ta ikka üritab väga käitu korralikult. vaatame siis, mis rutikaardid teile ütlevad. opa, üks. niimoodi, hüppas maha, järelikult ruutab illusioon. võid langeda enda unistuste illusioonide lõksu, kus sa enam ei pruugi näha olukorrast selget pilti. kõik ei ole nii, nagu see pealtnäha paistab, olukord toob selguse, mida sa ei oska näha. on aeg roosad prillid eest ära võtta. niimoodi, vaatame, mis siin veel tuleb. see oli küll see nüüd, mis hüppas. aga vaatame, tõmbame teile ka siis ühe kaardikese. oi, kui vahva, viljakus. ees on ootama külluslik ja viljakas periood. niimoodi, tulu ja õnn saabuvad sealt, kust te ei oska seda isegi oodata. siin näitab ka rasestumist, viljakust, edu, õnne ja kasvu. seda kasvu siis ka igas mõttes, et ju see on ka siis selline külluse ja materiaalse kasv. vot niimoodi, siis selline lugemine tuli täna teile septembrikuu kohta. nii et pange mulle, kirjutage siia alla, kribake kirja, mis tundub, et juba toimib ja kuu lõpus siis saate mulle ka kirjutada, et mis on siis läinud täide. niimoodi. ja võib-olla tekib teil ka mingisugune taipamine sellest jutust, mis ma siin rääkisin, et täitsa oma taipamine, et kuule, see võis seda tähendada või see võis seda tähendada, et siis julgelt võite mulle kirjutada. Üldse ei pahanda selle peale. pigem on hea meel, kui te elate kaasa ja oma arvamusi seal avaldate mul siin all. nii et ilusat suve jätku teile ja siis järgmiste toredate kohtumisteni. et vaadake siis Numbrite Keele lehe pealt ka neid videosid, et hästi tore on. nüüd on nagu reklaam üksteisele tundub, aga juba tegelikult ka fännan täielikult, et see on Numbrite Keele Merikese lehekülg. nii äge on, väga lahe. aga aitäh teile, et olete mu kanalil ja teile ka ütlen seda, et mul on nüüd see Facebooki kanal, mis oli ennem lihtsalt müstiline maailm, et kuna me nüüd Viljandi andsime ära Merike Karoga ja siis me toimetame omaette suurema jao ajast, et tema enda kodus, mina siin enda kodus ja siis on lehekülje ka, kuna ma selle lehekülje tegin alguses küll selle Viljandi teraapiatoa peale, aga ma panin selle nimeks nüüd siis Maila müstiline maailm. nii et sealt saate ikkagi edasi jälgida ja mul on sinna pandud ka, et kes soovib Merike Karro juurde minna, et siis on temaga ühenduse võtmiseks on seal ka andmed olemas ilusasti. et ei ole midagi juhtunud, lihtsalt ei olnud mõtet seda ruumiliselt pidada. niimoodi. nii et kõik ilusad teile, kõikidele. niimoodi. ja kuna Viljandi Merike on mul ka grupp number juulikuu
siis on tervitused Merikesele ka. Vot nii. Noh, nii. Nüüd paneme selle nipinäpi kinni siit.